Tere! Täna heidan pilgu ehitusprojekti projekteerimise etappidesse. See on ülddiagramm, mis näitab kõige olulisemaid samme ja sisendeid, alustades esmasest tegevustest ja eskiisidest. Esimene etapp, esmased tegevused ja eskiis. See paneb aluse kogu projektile. Siia kuulub projekteerimise lähteülesande koostamine, mis annab suuna kogu edasisele tööle. Samuti kaasame muud asjakohased lähteandmed, mis on projekti edukaks elluviimiseks hädavajalikud. Oluline on ka tehnoloogiline esmane kavand, eriti tööstusobjektide puhul, kus tehnoloogiline pool mängib suurt rolli. Renoveeritavate ehitiste puhul tehakse esmauuring, et kaardistada olemasolevat objekti tehnilisi olukordi nii ehituse küljest kui ka tehnovõrkude osas. Need algsed ideed ja visioonid ehk siis eskiis on samuti siin faasis paika pandud. Vajadusel lisanduvad ehitusuuringud. Kogu see kogutud teave on informatsioon ja sisend järgmistele projektidele. Pärast esmasfaasi liigume edasi eelprojekti juurde. Selles etapid koostatakse ehitusprojekti lähteülesanne, mis sisaldab juba täpsemaid suuniseid. Siin kasutatakse ära eelnevalt tehtud uuringute tulemused ja valitud lahenduste põhimõtted. See on ka ehitusprojekti tellijale esitatav dokument. Eelprojekt on juriidiliselt oluline. See on aluseks ehitusloa taotlemiseks, mis on ehitustööde alustamiseks kohustuslik samm. Seejärel jõuame põhiprojektini. See on etapp, kus aspektideid hakatakse oluliselt detailselt lahti kirjutama. Koostatakse detailitud lähteülesanne, kirjeldatakse eri osade tehnilised lahendused. See hõlmab nii ehituslikke aspekte kui ka tehnoloogilist poolt ja erinevaid eriosi. Põhiprojekt annab kõigi lahenduste kohta põhjalikku tehnilist infot. Siin nähakse ette ka ehitushanke korraldamine, et leida sobiv partner ehitustööde teostamiseks. See etapp on ettevalmistus tegeliku ehitustööde detailseks planeerimiseks. Viimaseks suureks sammuks on tööprojekti ehitus. See on staadium, kus laskutakse tõelise detailidesse. Siin tuuakse välja ehitustööde täpne tooteinfo ning kõikide lahenduste detailne informatsioon. Näiteks elektri poole pealt tekivad siin juba konkreetsed lahendused nagu peakilbi, jaotuskilbi ja lõpptarbimiskilbid. Määratakse nende tarvitite võimsused, asukohad, voolud ja kaabeldused. Lisaks koostatakse täpsed kilpide skeemid, mis tagavad süsteemi toimimist ja ohutust. Selles faasis algavad ehitustööd ja koostatakse teostusjoonised, mis kajastuvad valminud olukorda. Oluline osa on ka projekteerija järelevalve, et tagada projekti vastavus tegelikkusele ja kvaliteedi nõuetele. Kõigi nende etappide läbiviimise tulemusel valmib ehitusprojekt. Hoone või rajatis, mis on projekteeritud vastavalt kõikidele nõuetele ja ootustele. See on süsteemne lähenemine, tagab ehitusprojekti sujuva ja eduka teostamise algusest lõpuni.